kõigepealt minu palav ja soe käepigistust kõigile neile, kelle mul ei õnnestunud veel käepigistust anda. Nii et hea meel kogukonna kärajatest. Nüüd kui Kulli tutvustas, siis kui ma mõtlesin, et paneks silmad kinni, et kes on Rivo, siis mulle tundus, et 150-aastane. Aga õnneks nii vana ei ole. Ja minu teema täna, mida on palutud rääkida, on siis natukene laiemat tausta anda sellele, mis Euroopas Eestis toimub, eelkõige siis Eestis, aga mõningat teemat avada, et näha, kuhu see liikumine läheb ja mida ma üles kutsun, et mõelgem kaasa ja arutlegem võib-olla ka pärast, et mis on selle kogukonna liikumise roll. Nüüd, kui me vaatame ja me ise oleme ka osalejad mitmetes projektides, mis räägivad Euroopa Liidu arenguid. Viimane on päris huvitav projekt, mida on võimalik ka kätte saada internetist, on siis Läänemere riikide areng ja on selline organisatsioon nagu ESPON, kes vaatab siis sellist ruumiarengut ja püüab lahti mõtestada erinevate regioonide arengutasemete erinevusi ja arutleb selle üle, kuidas seda vähendada. Ja üks hästi huvitav töö, milles ma mõningaid kaarte näitan, et mul on suhteliselt palju visuaalset materjali, aga ma loodan kõik selle aja siis ära mahutada, et on tehtud üks selline huvitav töö, mis vaatab Euroopa Liidu raha 2014-2020, et kuhu selle raha paneme ja mis on selle tagajärg. Ja seal on 3 stsenaariumi, üks on siis megalinnad, ehk kui me paneme siis Euroopa kõige suurematesse linnadesse raha ja püüame siis seda arengut seal juhtida, ehk siis see, mis turumajandus praegu toimub, te näete seda ise ju väga hästi, et suuremad lähevad suuremaks ja väiksemad kipuvad jääma nagu kängu. Teine on linnad ja linnade all mõeldakse siin teisi linnu ehk teiseseid linnu. Eesti puhul tähendaks siis pealinna kõrval see Tartut, et kui me paneme teisestesse linnadesse seda ühtekuuluvusraha, et mis oleks siis see tulemus. Ja 3. on niinimetatud regioonistsenaarium ja heaolu püütakse siis luua läbi selle, et tekitada olukord, kus me paneme raha maapiirkondadesse. Ehk 3 sellist võrdlevast stsenaariumit aastani 2050 ja kui te nüüd vaatate seda tulemust, siis te näete seda, et väga selgelt eristub ühelt poolt endine Ida-Euroopa ja see on siis pilt 2051, on seda siis modelleeritud ja näete seda, et meie kurvastuseks vahe, kui me paneme suurtesse linnadesse raha, ega see vahe väga ei vähene. Küll aga te näete seda, et kui me oleme kogu aeg aru saanud, et ida pool on selline kehvem arengutase, siis te näete, et lõunas, Lõuna-Itaalia, Kreeka ja mis on, eks ole, siin näha väga selgelt Hispaania, Portugali niimoodi ka alla jäämine, nii et meile tulevad naabrid juurde. Ehk siis võiks öelda siin seda, et suhteliselt selgelt Euroopa keskosa koos siis Inglismaaga kipub eest ära minema. Nüüd teine stsenaarium, et kui me paneme väiksematesse linnadesse, et mis siis juhtub ja kõrval jookseb siis see SKT juurdekasv ehk riigi rikkuse loomine ja te näete seda, et natuke läheb pilt paremaks ehk tekivad teatud linnaregioonid ja kui te nüüd vaatate Eestit, siis te näete, et sellisel juhul natukene võidaks rohkem pealinna regiooni ümber ehk Tallinna regiooni ümber, aga te näete, et tekiks nagu 3 niisugust vööndit Eestis. Pealinna regioon, Kesk-Eesti ja siis Lõuna-Eesti, aga Lõuna-Eesti juba Virumaa, Pärnu joon, ehk siis kui ajaloolist vaadata, siis väga selgelt Liivimaa ja Eestimaa joon, mis siiamaani on väga selgelt kaardil näha, kuigi sellest sündmusest on väga palju aega mööda läinud. Aga te näete seda, et üksikud punased laigud, ehk siis need, kus on positiivne SKT, hakkab tekkima, kui väikestesse linnadesse investeerida. Ja see on nüüd siis pilt, kui panna maale raha. Ja te näete seda, et sellisel juhul oluliselt tõuseks siis Ida-Euroopa, Lõuna-Euroopa arengu rikkus,
aga selle sees on ka teatud piirkonnad ja sellest Eesti saaks kasu. Nüüd, mis on selle asja sisu? Asja sisu on see, et negatiivse poole pealt see on hästi keskkonna laastav. Ühistransport, ehk see tähendaks seda, et tuleks panna väga tõsiselt raha siis sellesse, mis puudutab ühistransporti, samal ajal jälle kui linnadesse panna, siis on teistpidi laastav. Ehk siis see kontsentratsioon tekitab olukorra, kus on vaja jälle rohkem keskkonna investeerida ja puhastada. Ehk see oleks siis see pilt, aga see kokkuvõte oleks siis selline, et nii palju kui poliitikud räägivad, et paneme ikka raha Ida-Euroopasse ja ütleme see sama mängureegel, et kui Euroopa keskmisest alla 75%, siis toetatakse neid riike arengutaseme ühtlustamiseks. Aga te näete seda, et see vahe ei vähene. See on see sõnum. See on hästi kurb ja karm sõnum, mis tähendab seda, et kuidas sellises olus Eesti oma arengustrateegiad ajab niimoodi, et me ei peaksid ära minema olukorras, kus näiteks sama töö eest saab kuskil 5 korda rohkem palka lihtsalt tööd tehes. Ma ei räägi, eks ole, väga intellektuaalset tööd tehes, kus palgamäärad ja summad on hästi erinevad. Nüüd Eesti on võtnud Eesti 2030 endale kohustuse ühtepidi, kuna see on dokument, mis on heaks kiidetud valitsuse tasandil ja et Eesti on sidusa ruumimustriga, loete ise siit, eks ole, väga ilus mõte, ajalinnastu ja selle peamine sisu on see, et kuidas tagada elamisvõimalused Eestis igas asustatud paigas. Ja ma arvan, et selle praktiline väljund olete kõik teie, sest teie iga päev püüate seda teha reaalses elus. Üks on see, mis on teooria ja teine on see, mis on praktika. Nüüd selle kurbloolisus on siis see, et rahvaarv määrab üsna palju seda potentsiaali ja kui te vaatate nüüd 2 rahvaloenduse lugu, see, millest räägitakse, et me oleme kaotanud üle 5,5% elanikkonnast, ma ütleks niimoodi, et laine tõuseb, laine vaob. Küsimus on, eks ole, kus on see kriitiline piir, kui me tahame rääkida siis Eesti heaolu võimalikult kõrgest tasemest, sest saate isegi aru, et kui ei ole inimesi, ei ole turgu, ei ole tootmist, ei ole ka majanduskasvu, ehk siis küsimus pigem sellest, et kui roheline on Eesti, aga rohelisus jälle tähendab teistpidi kas väga pikka perspektiivi sellest, et tõepoolest see kunagi mängima hakkab, aga samal ajal arvata, et 25 aasta pärast tahaks kuidagi elada, oleks ju suurepärane mõte, aga tahaks ju praegu. Ehk siis siit teatud sellised poliitilised otsused, kas siis pikema või lühema ajaliste mõjuga, ja ma arvan, et seda tuleb arvestada. Nüüd, kui me vaatame Eesti puhul seda, mida ma enne näitasin, siis Euroopa liikide puhul ja ka Eesti oli seal, et SKT, ehk siis kui suur on see sisemajanduse kogutoodang, siis te näete, et need natukene kõiguvad aastati, aga ütleme nii, et Harjumaa annab üle 60%, Tartumaa 10%, Ida-Viru ja siis ülejäänud, eks ole, peaaegu, et mitte märkimisväärsed protsendid. Ehk siis selgelt rikkus koondub ja ilmselt jätkuvalt. Ja kogu selle pildi taustaks siis üleval on joonis, kus on elanike arv Eestis omavalitsuste lõikes vähenenud üle 10%, ehk see on siis punane. Ja te näete, et üsna selgelt on jäänud siis 3 sellist areaali. Lohusuu, mis on seal Peipsi ääres, seda ei maksa tõsiselt võtta, sest see on mäng registriga, nii nagu meilgi paljud asjad käivad rahvastikuregistri mängu järgi, näiteks Vormsi samamoodi. Aga põhimõtteliselt me räägime 2 keskusest, Tallinnast ja Tartust kui regionaalkeskusest ja Pärnu püüab meeleheitlikult, eks ole, ka mingi keskuse kohta Eestis kinni hoida. Nüüd need uuringud, mida me oleme siin aastate jooksul teinud, näitavad seda, et võiks hakata kahtluse alla seadma 2 keskusega Eesti arengut, sest Tartu arengutase ei ole minu arvates piisav pikas perspektiivis, et mängida tõsiselt 2 keskuse rolli Eestis.
Nüüd alumine on üks siuke prognoos, mis me tegime, elanike arvu prognoos, ja vaatasime mitut varianti, aga see näitas seda, et kui need omavalitsused edasi on, siis lähemate aastate jooksul, ma pean silmas siin 10-15 aastat, osa omavalitsusi kaotab tänu rahvastiku taastootele, ma ei räägi üldse rännet, üle 1/3 oma elanikkonnast, ja siit te võite arvata, mida see tähendab maksubaasile. Ehk väga selge surve Eesti halduse ümberkorralduseks on olemas. Ja kuna me andsime välja sellel kevadel ühe sellise võrdlusatlase, Eesti-Rootsi võrdlusatlase, siis ma vaatasin huvi pärast ka Rootsis sama näitajaid, võtsime 12 näitajat, et milline see Rootsi pilt on, siis te Rootsi pilti näete siin. Siin, eks ole, et siit põhjaosas on siis elanike arvu langus, aga näete, need tasemed ei ole võrreldavad, ja see on siis joonis sellest, et kas inimene elab ja töötab sama omavalitsuses, ja te näete, et praktiliselt, eks ole, võiks nii öelda, et seal, kus elan, selle lähedal ka töötan. Nüüd, kui me vaatame Eesti pilti, siis siin on joonistatud välja Statistikaameti poolt 2011 rahvaloenduse põhjal Eesti liikumise kaart, ja te näete, et kui me tahaksime seda endise regionaalministri omavalitsuskorralduse reformi ellu viia ja ütleks, et 5000 elanikku, siis on meil 27 keskust Eestist, millest me võiks rääkida. Ehk siis 5000 annaks, eks ole, 27 keskust, nüüd on küsimus, eks ole, kuidas seda siis halduslikult organiseerida. Aga igal juhul väga tõsine ja mõtlema panev kaart, ja kui te vaatate, kuhu Tallinn on välja jõudnud oma tööjõu areaaliga, ehk see on siis igapäevane liikumine töö ja elukoha vahel, siis te näete, et päris kaugele. Nüüd teema, millest hästi palju räägitakse, on töökohad, ja siin on siis tehtud töökohtade analüüs mitte enam omavalitsuse tasandil, vaid väiksemate üksuste, ja me oleme seda nimetanud kantideks, aga see kandi mõiste on juba varasemast pärit, mitte ainult meie väljamõeldis, ehk see on siis esmane sotsiaalmajanduslik kooslus, ja kui nüüd esimesest vaadata siis seda, et milline on tööhõive määr, siis kõik see punane, see valge on siis tööhõive määr, mis on alla 30%. Alla 30%. Ehk see tähendaks seda, et kui te loete Eesti ootusi, siis Eesti tahaks saavutada vähemalt 75% tööhõivet. Ehk see tähendaks seda nendele inimestele 2-kordset töövõime kasvu. Nüüd teine kaart näitab siis seda, et kui palju on koha peal hõivatud. Ehk siin on siis need protsendid, ehk siis mida punasem seda rohkem siis koha peal, ja te näete, et ka siin linnaregioonis, eks ole, see liikumine on hästi suur, natukene liikumist siin Tartus, midagi siin, aga see pilt on üsna kirju ja kirju on siin Ida-Virumaal. Ja see kaart näitab siis, kus välismaal käiakse, ehk siis mida tumedam, seda rohkem välismaal, ja te näete, et piirialad siit on hästi oluliselt, eks ole, kus siis välismaal käiakse hästi palju veel välismaale ka saartelt, ja kui te vaatate, et kuidas Hiiumaa nii hästi elab, siis väga paljud inimesed toovad seda kodukärge hoopis mujalt. Ja see kõik mõjutab loomulikult omavalitsuste maksubaasi, ja siin on siis ühe üksiku isiku tulumaksu laekumine, ja kui te nüüd vaatate seda punast ja vaatate seda, siis see vahe on praktiliselt 1/3 ja 2/3. Ehk küsimus siis sellest, et töökohad, elukohad ja kohaliku omavalitsuse maksubaas näitab seda, et meil on suur osa omavalitsusi, kes elavad teistest vahenditest. Siin üks väike siuke kaart, ehk need tõmbekeskused, mis nüüd võiks panna ajaloo anaalidesse, selles mõttes, et seda reformi sellisel kujul ilmselt enam ei tule, mida Kiisler tahtis, aga see oleks pikem. Nüüd, kui me vaatame toimunud ühinemisi, siin on siis need kaardi peal, ehk siis 256 omavalitsus on saanud 215, 51 valla linna ühinemist on toimunud ja 22 omavalitsus moodustanud.
ja kui see niimoodi vabatahtlikuna edasi läheb, siis võiks öelda, et Eesti on nagu juustuaugu pilt, et meil on hästi tugevad omavalitsused, siis on hästi nõrgad omavalitsused, hästi suured pindalalt, ka rahvaarvult, ja teised siis on väiksemad. Aga mis see tendents on? Tendents on praegu selline, et alla 2000 omavalitsuste arv kasvab. Ehk siis väiksed jäävad veelgi teise situatsiooni. Ja siit võiks esitada küsimuse, kuidas Eestiga edasi. Ja mina olen esitanud 3 küsimust endale, millele ma vastuseid otsin, kas siis tsentraliseerimine või detsentraliseerimine riigis kui tervikuna. Selle üks hea näide on ju, kas gümnaasiumiharidus riigi kätte või mitte. Mina ise arvan, et jah, see võiks olla riigi käes, aga see tähendab seda, et teatud omavalitsuste ülesannete äravõtmist kindlasti. Teine on see, et kas omavalitsuse põhimõtte tugevdamine või nõrgendamine, mis on ka väga oluline teile, ja kolmas, kas riigi juhtimises kohaliku omavalitsuse ülesannete suurendamine ja vähendamine, ja nende 2 viimase puhul, aga ka esimese puhul väga selge küsimus, kus on siin külaliikumine. Ja nüüd paar sõna sellest veel kogukonna loost, ehk siis see kogukondlik lähenemine, see kandipõhine lähenemine, ma arvan, see vääriks väga tõsist läbitöötamist, mida tähendab alt üles võimekuse kasvatamine, mida te koha peal teete ja mida peaks siin seadusandlusesse sisse panema. Ma arvan, et me võiks ikkagi väga selgelt läbi mõelda ka seadusandluse poole pealt külaliikumise, eriti siis külavanemate rolli, ja ma olen seda meelt, et need võiksid olla seaduses sätestatud, mitte nii, nagu nad praegu on, et iga omavalitsus vastavalt oma äranägemisele nagu tahab. Ja siin on siis need kandid, ehk siis need on väiksed siis kooslused, ehk siis teie-meie tunde põhjal, ja neid kante on siis eri tüüpi, need on siis maalised keskuskandid, linnalähedased keskuskandid, linna lähiümbruse kandid ja ääremaalised kandid. Ja see tuleneb siis ka paljuski sellest tööst, mida siin Karri tegi sellele maaelu raamistikule, et mis need siis on ja kuidas neid tüüpe määrata. Ja sai tehtud ka üks kaart, mis on ilmselt teile ka huvipakkuv, ehk siis külavanematega kaetud omavalitsused, aga see on siis küla tasandil, see tähendab seda, et võib olla ka ühe küla peale, tähendab ka mitme küla peale üks külavanem. Ja te näete seda pilti, et ma tahan ka öelda seda, et omavalitsuste ilmselt ideoloogia on väga erinev, kui me räägime sellest, et kuidas suhtutakse külaliikumisse, kuidas aidatakse sellele kaasa, aga igal juhul on terve rida piirkondi, kus me võiksime rääkida sellest, et võiks delegeerida teatud asju ka alla nende küla kogukondadele ise teha. Ja viimane slaid, et kui te nüüd ennast siia sisse panete, siis alati on erinevat tüüpi inimesed, ühed, kes arvavad, et asjad juhtuvad, teised, kes muretsevad, et asjad juhtuvad, ja kolmandad, kes teevad, et asjad juhtuvad. Ehk siis erinevad hoiakud, ja ma soovin teile kõigile, et oleksite need kolmandad, ehk siis inimesed, kes teevad, et asjad juhtuvad. Aitäh!